Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võimi ja vägi episood 31, daamid ja härrad, meil on saatesse jõudnud vigursuusataja ja olümpiahõbeda omanik Henri Sildaru. Tere tulemast! Tere! Nii, Henri, minu klassikaline kõige lihtsam viis, kuidas kohe avada seda saadet, et me ei peaks liiga palju hakkama mõmisema ja kinni kiiluma. Läheme kohe hästi palju ajast tagasi. Kuidas sinusugune poiss jõudis sellise ägeda alani, nagu on see freestyle suusatamine? Ma peaks ütlema, et see on hea küsimus, et ma olen tegelenud sellega, ma ütleks suht väiksest peale. Et esimene kord suuskadel oli vist 1,5-aastaselt. Et ega ma sellest väga palju ei mäleta, et sellest ma tean nii palju, kui räägitud on, aga freestyle suutamisega võib rohkem siis, kui olin umbes 5. Wow. Et jah, päris pikka aeg, kui nii mõelda. Paljude jaoks on teada selline asi nagu slopestyle, halfpipe ja big air. Mina tänaseks olen selle ära õppinud tänu videomängudele nagu SSX, eks ju, aga kui sina peaksid neid kõiki asju lahti seletama, siis mis asjad need on? Võib-olla alustaks siis halfpipe'ist, et eesti keeles võib-olla rohkem kasutusel olnud sõna Eesti meedias on rennisõit. Ehk siis põhimõtteliselt nagu nimi ütleb, siis on nagu vihmarenn, kus hüppad välja. Ja siis on big air ja slopestyle, mis on rohkem, ütleks siis sarnased, et meil MK-sarjas on ka sõitjad siis, kes teevad kas rennisõitu või siis slopestyle ja big airi. Et big air on siis üks suur hüpe, kus üritatakse teha kõige parem trikk, mis sa oskad, või siis vahetavahel lausa 2 trikki, kui siis läheb 3 hüppest 2 arvesse. Ja pargisõit siis on tavaliselt koosneb 3 hüppest ja siis ka 3 käsipuust, mida tuleb siis libistada. Aga eks pargisõitus sõltuvad kohast, need rajad on erinevad. Kas sul on selline enda lemmik ka tänaseks välja kujunenud? Ma arvan, et pargisõit või siis rennisõit ongi need põhilemmikud. Et raske öelda, kumb rohkem meeldib. Mul on nagu selline lihtne küsimus, et vaata see olümpiamedal. Kuidas seda võita? Võt, see on jah. Ma arvan, et tuleb kõigepealt vaeva näha, et üldse nii kaugele jõuda, et see võib-olla oleks võimalik ja siis lihtsalt vahetavahel võib-olla on õnne vaja või siis vastupidi just, et on vaja, et ei oleks halba õnne. Et eks olümpiale minnes me ise nägime, et medal võib olla täitsa reaalne, nii pargisõidus kui rennisõidus, aga jah, pargisõit ütleks nii, et kõige paremini läinud ja kui ka rennisõidu kvalifikatsioonis, siis esimene sõit oli tehtud, mis ebaõnnestus ja seal teisele sõidule minnes siis nägid, et Uus-Meremaalane kukkus, kes tegelikult oli suur favoriit, et suuresti võiks öelda, et inimesed olid suht kindlad, et kui tema oma sõidu ära mandub, siis kuld on tema. Et jah, nähes, et tema kukkus selle ja teine Uus-Meremaalane oli täpselt piiri peal, kes mõlemad on väga tugevad, siis ma ütleks, et teine sõit tegelikult oli nii pingeline. Ma olen kõige pingelisem sõit üldse selle olümpia puhul, sest ma teadsin, mul on vaja lihtsalt oma sõit ära manduda, siis ma sellega peaks olema finaalis ja siis seal juba on kõik võimalik. Aga kas oli mingi hetk juba ka selline tunne, et kuldmedal on väga lähedal, et tegelikult on võimalik? Ja kas see hõbemedal on võid või vastupidi jääb see nagu tunne, et tegelikult veel natuke ja kuldmedal oleks võimalik? Ma ütleks nüüd, et loomulikult hõbemedali üle on väga hea meel. Et meil ka, kõigil. Jah, et eks kindlasti me paberi peal teadsimegi, et meil on trikid olemas, et kui kõik ilusti ära teha, siis loomulikult on võimalus, aga see oli pigem ei osanud oodata seda, et nüüd kindlalt medal tuleb või et selle peale täitsa kindlalt mängiks, aga kui nüüd küsimus tuli sinna kulla juurde tagasi, siis tegelikult
peale oma 3. sõitu siis ma tegelikult stardis nägime, et läks ameeriklane ette. Meil tegime nii-öelda kava juba, enne kui me tegelikult tema nii-öelda skoore nägime, me läksimegi, et me proovime teha kava natuke raskema, et näha, kas on võimalik punktiskoori tõsta. Ja ma ütleks nüüd, et kui ma oma sõidu ära tegin, siis ma arvasin, et siin võiks olla see vähemalt, et ma hetkel lähen liidriks uuesti. Et loomulikult taga tulevad veel 2 tugevat sõitjat, et kas ma siia kohale jään, et seda ma pigem ei uskunud. Ma isegi ei uskunud ausalt seda, et ma sinna teisele kohalegi võib-olla püsima jään, et seal ikkagi teine ja kvalifikatsiooni võitja tulevad. Et kindlasti, ja ma tean, et neil tegelikult on kõik see vajalik, et nii-öelda siis minu punktiskoori lüüa. Et sulle oli selline külm matemaatiline nagu lähenemine, ei olnud sellist emotsiooni, aga ikkagi võib-olla juhtub ime ja saangi. Ma ütleks, et natuke mõlemad, et kindlasti oli emotsiooni, et tegelikult oligi selle, kuna ma tegin triki 3. laskumisel, siis mida ma tegelikult vist finaali treeningutel ei harjutanud. Et meie spordis hindamine võib olla nii, et kohtunikud vaatavad treeninguid tavaliselt ja siis selle põhjal nad saavad teada, mis see nii-öelda võistluse parim on. Et igal võistlusel see 100 punkti meil on nii-öelda erinev. Et alati ei saa vaadata, et näed, ta tegi 70 punkti, et ta on ka teinud 90, et see on täitsa nii-öelda, sa võid teada täpselt samad sõidud mõlemal, aga üks kord ongi see 70 ja teine hetk 90 punkti, et sõltub, aga siis tegin oma sõidu ära ja ma mõtlesin, et ma treeningutel ei teinud, vaatasin punktiskoori ka. Ma ise mõtlesin, et see võib olla üks gramm kõrgem olla. Ja siis ma läksin selle ühe siis nii-öelda korraldaja poole, et küsida, et kas kohtunikud ikka nägid seda ühte trikki, et üle kontrollida. Et aga vastuseks ainult nägid, et siis ju siis punktiskoor oli õiglane. Aga see on nagu selline huvitav süsteem, mina ei teadnudki, et kohtunikud vaatavad ka treeninguid ja siis vaatavad, kas sportlane näitab maksimumi või mitte. Aga ikkagi sportlased ju võitlevad ka omavahel, mitte ainult enda võimaliku tulemusega või tulemustega. Eks jah, et need kohtunikud võib-olla treeningutel nii väga ei hinde seda, et kas sportlane paneb endast maksimumi välja. Et nad lihtsalt vaatavadki seda siis, et hüppe peal näiteks, mis on kõige keerulisem trikk, mida ükskõik mis sportlane on teinud. Ja siis nad nii-öelda ükshaaval hakkavad võib-olla siis kokku panema seda, et nii-öelda 100 punkti oleks siis igal hüppel näiteks kõige raskem trikk või siis, et seal olekski, vaadatakse natuke seda üldmuljet, et sul keeraksid mõlemale poole otse ja selges, et pigem jah, hoiavad silma peal, et mida sportlased teevad, et oleks võistlustel lihtsam punkt anda. Medali võitjaid rääkimata olümpiamängude võitjatest ei ole maailmas väga palju. Kas sa tunned, et sa oled eriline inimene? Ma üks ütleme, et ma ei ole võib-olla mõelnud sellest niimoodi, et ma kindlasti ei näe, et nüüd see, et minul on midagi või et ma olen suutnud saavutada midagi, mida võib-olla on suutnud vähesed, siis ma kindlasti ei mõtle sellega kohe, et nüüd ma oleks teistest erilisem, et ma proovin pigem olla ikka mina ise ja teha oma asja. Aga kuidas on selle saavutuse teekonnaga? Kas on tegelikult nii, et iga inimene soovi korral saab seda läbida ja kuskile jõuda või ikkagi isikuomadused loevad ka? Ma arvan, et isikuomadused kindlasti aitavad kaasa, et võib-olla asi on rohkem kinni sellest, et kui palju inimene tahab seda, et kui sa väga midagi tahad ja pühendud sellele, siis ma arvan, et kõik on võimalik, et mulle ongi meeldib suusatada ja miks mitte selle nimel siis vaeva näha ja proovida tipus olla. Ja millal algas sinu tahe? Ma peaks ütlema, et väiksest peale, et ei oskaks nii-öelda siis
vanust taha panna, et millal ma ütlesin, et nüüd ma tahan sinna saada, et pigem senikaua, kui ma mäletan. No ma saan aru, et see asi, mida sa teed, sulle meeldib, sa naudid seda, aga millal tekkis ka see mõte, et no, tegelikult eesmärgiks võiks olla ka mingi suur saavutus, olümpiamedal? Ma võin nüüd eksida, aga kas lasteaia lõpus vist tehakse need siis lõpuraamatud ja sinna minu meelest igalt lapselt vist taheti kas siis joonistust või kirja A4 peal, kus siis olidki, ma ei mäletagi, mis need esimesed asjad olid, aga minu meelest ka üks küsimusi oli ka, et kelleks sa tahad saada või mida sa siis saavutada, sest minu meelest mul oli ka seal kirjas, et olümpiamängude võitja vist ka, aga võib-olla tol ajal lapse jaoks oli ka hästi tähtis just meie alal see X-Games, siis oli ka see seal nimekirjas. Räägitakse, et laste unistused omavad erilist energiat ja tegelikult kui laps unistab ja suunab enda energiat, siis tõepoolest kõik on võimalik. Eriti kui sa suudad seda ka visualiseerida. Aga sul ei olnudki vajadust midagi visualiseerida, see oligi sinu elu. Kas on midagi, mis sind nagu toetab spordis? Et loomulikult sinu treener, sinu isa, aga on mingi mõtteviis või siis mingi tavaline asi, millega sa tegeled või keegi inimene, mitte ainult sinu isa, et mis sind igapäevaselt toetab? See vastus ikkagi on, ma arvan, et minu isa ja treener. Aga ma ütleks, et ma võib-olla meie isaga tegelikult naudime seda protsessi, et loomulikult tulemused on ka tegelikult ju mingis osa protsessist ja kellele siis tegelikult need head tulemused ei meeldiks, aga just see võib-olla, kui sul ongi, et oled seal mäe peal, teed trenni ja õpid või lihvid siis mingit trikki ja sul tuleb see paremini välja vaatad, et oi, ma vist nii, et pole veel teinud. Ma ütleks, et see protsessi nauding võib-olla on see tegelikult, mis ka kõvasti kaasa aitab. Kas sinust saab ka kunagi treener? Eks kõigepealt prooviks selle sportlaskarjääriga ühele poole saada, aga miks mitte, jah. Aga kas sa oled mõelnud selle peale, mis sind ootab 10 ja 20 aasta pärast? 10 aasta pärast ma loodan, et veel endiselt sportlaskarjäär, aga ega ma ütleks, et natuke ikka olen mõelnud, aga pigem ikkagi praegu keskendunud spordile ja teen sporti. Aga kuidas on sinu arvates õigem mõelda või tegutseda, et eelkõige olla siin ja praegu või siis omada nagu pikka visiooni, pikka plaani, tulevikuplaani? Spordis tegelikult ilma selleta ei ole võimalik, et sul peab olema ikkagi plaan igal juhul, aga laiemas plaanis, kuidas nagu elus, et kuidas tuleb elada? Ma arvan, et loomulikult on olulised siis pika aja eesmärgid, aga kindlasti ka lühiajal, et mis sa teha plaanid ja kindlasti ongi oluline ka siis elu või siis protsessi hetkel nautida. Nüüd juba läks liiga üldfilosoofiliseks, et küsi ka. Aga tegelikult see on väga hea, et sa sinna suunasid, Mihhail, et ma tahtsingi just küsida seda, et tegelikult on elu väljaspool neid mäenõlvasid ka. Mida sa teed? Kui sa nüüd saad korraks eemal olla, ma saan aru, sa teed palju trenni, siis on vaja ehitada erinevaid plaane, aga kui sa need ka kõik korra kõrvale jätad, et millega sa tegeled? Sa oled ju ka inimene tegelikult ja tahad ka oma asju vahepeal teha korraks natuke vaikust, et mis on need asjad, millega sina lõõgastud ja millega sina vabal ajal tegeled?
ma ütleks, et suuresti ongi sport. ikka sport. jah, et kus meil pere on üldse väga, väga aktiivne, et käimegi, vanasti käis vanaisa, siis ükskord kutsus mind vanaema ka kaasa, et vanaema muidu käis rattamaratonidel siis lihtsalt kaasas ja vanaisale kaasa elamas, et ise ta ei sõita, aga siis üks aasta ta ütleski, et kuule, et aga lähme teeme me ka selle matkasõidu ära, et see on 20 kilomeetrit, et mis see siis on, et vanaisa sõidab seal 40 ja 50, et lähme proovime. Muidugi alguses ta lubas mulle, et ei, see on väga lihtne, et sõidame koos ja kogu aeg räägime, aga siis kui start ära anti, siis me äkki olime 2 kilomeetrit sõitmis, kui ta ütles mulle lihtsalt, et ma ei jõua rääkida, et väga väsinud olen. Aga ei, jõudsime ilusti finišisse ja siis sealt peale hakkasimegi esialgu mina ja vanaema ka kaasas käima, sõitmas ja tänaseks käib meil kogu pere. Et ma ütlesin, et terve pere väga sportlik, et kodus väike Kossu plats, siis mängime seal 5 ja vahetavahel tuleb ka vanemale kaotada, tuleb sellega leppida, aga jah, ma ütleks jah, suuresti sport. Kui sa ei teeks suusatamist, kas rattasõit oleks midagi, mida sa tahaks teha? Ma ütleks, et neid spordialas võib-olla, mis ma teha tahaks, on päris palju. Et võib-olla ta oleks üks valikutest, aga jah, raske öelda, mis ma teeks, kui ma ei suusataks. Me saame sulle võitluskunstid näiteks pakkuda. Et ma olen kunagi isegi kickboksi trennis äkki käinud, et nii-öelda mingi kokkupuude on. Aga kui sul seal spordimaailmas väljaspool pere on ka mingisuguseid iidoleid või asju, sest teadupärast igal poisil või ka tüdrukul, kõigil on tegelikult enda kangelased. Ma tean, et sul on perega väga lähedane side ja nemad on sinu kangelased ja väga palju sind aidanud ja väga palju inspireerinud. Aga me korraks lähme perest välja, et on seal keegi veel, keda sa näed, kelle moodi natuke tahaks olla või kes on sind inspireerinud olema parem? Ma ütlen, et väiksest peale olen vaadanud siis nii-öelda kõik tippsuusatajaid ja jälginud, et eks täna ka kõik tegelikult jälgivad üksteist ja mingis mõttes on ka hea näha, mida teised teevad, et siis keegi näiteks mõtleb mingi uue triki või õpib midagi uut ära, siis sul on kohe hea vaadata ja täna sotsiaalmeediaga see on eriti nii-öelda kättesaadavaks tehtud, et siis saadki jälgida, aga et kas iidoleid siis ma olen väiksest peale nendel MK-etappidel kaasas käinud, täna ka sõidan seal, et siis mingis mõttes nende iidolitega võib-olla sõpradeks saanud, et siis on raske vastata, et kas on keegi iidol, et lihtsalt on sõbrad tuttavad, kellele kunagi võib-olla lähevad sedalt alt üles. Aga võib-olla mitte spordivaldkonnast mingi eeskuju, ilukirjandusest või ajaloost? Jah, ma ütleski, et võib-olla suusamaailmast on käinud Tiit Oveks, et ta enam ei võistle, et olen ühe korda aga tegelikult ka Factioni filmi jaoks siis ühe klipi filminud, aga ka vanasti tegi tegusi ja tänagi lihtsalt sõidab nii-öelda siis mäest alla natuke võib-olla teistmoodi kui muidu ja jäädvustab üles selle, et vahetavahel vaatad neid videod, siis mõtled, et siit küll nüüd alla ei saa. Sinu elustiil või elusisu meenutab Shaolini munga elustiili, et kas sul on ka mingi asi, millega sa tahaksid tegeleda siis, kui sul oleks rohkem aega või kunagi, kui on rohkem aega, või ma küsin teistmoodi, kas sa igatsed seda tavaelu, noore inimese tavaelu või sa ei tea, mis see on üldse? Ma tahtsin öelda, mul võib-olla on raske sellele vastata, et ma olen väiksest peale kogu aeg laagrites käinud ja nii-öelda võistlustööd, siis minu jaoks võib-olla see ongi tavaelu, et kas ma oskaks tahta midagi muud, siis ma arvan, et
ma pigem ei tahakski, et ma ütleks, et see, mis ma teen, mulle tegelikult väga ju meeldib ja ma arvan, kui mulle ei meeldiks see või mingi osa selle puhul, siis ma ei teeks seda lihtsalt, et jah, lihtsalt ei kujutagi ette tegelikult, et ma midagi muud teeks, et väga meeldib ja jah. No sa kindlasti suhtled kolleegidega, ehk siis teiste sportlastega võistluste ajal ja tõenäoliselt ka pärast, et kuidas sinu spordialas see käib, kas on sõpru, kas see suhtlemine on aktiivne, kas nagu tekib mingi võib-olla isegi emotsionaalne side, et tekib isegi soov kedagi toetada võistlustel või sellist asja nagu ei ole? Ma ütleks, et me kõik saame selles mõttes väga, väga hästi läbi, et eks me loomulikult räägime ja suhtleme, et ise ka võib-olla natuke selle üle mõelnud, et võistluse ajal loomulikult kõik ju tahavad, et neil läheks kõige paremini ja siis tekib see, et kui seal näiteks stardis kõik vaatavad seda telekat, et siis vaadata, mida teised teevad ja kuidas teistel läheb, siis loomulikult, kui keegi kukub, on kahju ja kõik vaatavad, et oi, tal oli nii hea sõit, et kurb, et ei õnnestunud, aga tegelikkuses tahaks teada, mis nii-öelda iga inimese siis sees tegelikkuses mõtled on, et kui palju ta tegelikult kaasa nõustab. Loomulikult ju ma usun nagu paljudki meist, või vähemalt mulle on ka räägitud, et olümpia ajal siis, kui see 3. sõit käis ja mina olin oma sõidu ära teinud, siis et paljud mõtlesid, et nüüd, et kui tuleb, et võiks ju korraks käe maha panna, et midagi hullu juhtuks, aga lihtsalt käsi maha, et siis nii-öelda ei löö võib-olla mind üle ja on nii-öelda Eestil siis võimalus medal saada, et tahaks jah teada, et kui palju nii-öelda teistel sportlastel see sees on või kui palju nad mõtlevad selle peale. Ma nagu kuulan sinu juttu ja nagu näen, et tegelikult sul on ka selline nagu sügavam analüüs või siis isegi selline võib-olla filosoofiline mõtteviis. Kust see on tulnud? Kas perest või loed palju raamatuid või see on kuidagi sinu spordialaga seotud? Ma ütleks, et väiksena ma tegelikult lugesin raamatuid päris palju. Ma mäletan, et isegi tulid trennist koju siis niimoodi, et lugesin nagu autos raamatut, siis nii-öelda kui tuli autost välja astuda ja kõndida tuppa, siis samamoodi, et tegelikult terve kõik see tee lugesin raamatut. Et väiksena lugesin, ma ütleks kuidagi hästi palju raamatuid, et vahepeal on paus sisse jäänud, aga nüüd väikselt proovin nii-öelda siis uuesti lugema hakanud, et proovin näiteks iga õhtu enne magaminekut raamatut lugeda. Aga see analüüsivõime võib-olla on ka meie spordialal hästi, hästi oluline, et sa saad aru õhus, miks sa nii-öelda kas just võib-olla valesti tegid, aga näiteks, et miks sa siis endal seda krääbi ehk haaret õigel ajal kätte ei saanud või siis üldse, et kus sa ta kätte said, et seal on ka võib-olla mõnel haardel natuke vahet, kus sa kinni hoiad. Et siis tegelikult treeningutel ka, et kui nii-öelda ma hüppe ära teen, siis mitte esimene asi ei ole see, et isa ütleb, et sul oli see valesti, vaid ta küsib ka, et mis sulle tundus, et sul siis valesti oli. Et see võib-olla ka õpetab just seda nii-öelda eneseanalüüsi, et sa saad siis aru, mis sul valesti läks ja võib-olla tulevikus kas või võistlusraja peal, kui sul midagi juhtub või on, et siis sa suudad ise rohkem võib-olla välja mõelda, et mis sa tegema peaks. Kas sul tekib ka soov enda mõtteid teiste inimestega nagu jagada, et sellised mõttekäigud erinevatel teemadel, et sa oled loomulikult väga aktiivne sotsiaalmeedias ja täna nagu iga tuntud inimene peab olema aktiivne sotsiaalmeedias, et fännid ootavad seda, et kas sinu jaoks nagu suhtlemine fännidega on tähendav kohustus
või sulle meeldib midagi kirjutada sotsiaalmeedias, postitada midagi sotsiaalmeedias? No ja praegu oleks võib-olla veider nagu vastata, et mulle ei meeldi fännidega suhelda, aga ikkagi. Ei, kindlasti ma ütleks, et väga äge on näha just et kui palju see inimestele korda läheb ja meeldib siis, mis ma teen, et loomulikult meeldib, et sellest kirjutamise teemast siis natuke proovin siis võistlustel toimunud ja oma mõtteid siis jagada Facebookis tekstide näol, et sinnagi on äge vaadata, kui palju inimesed loevad ja kommenteerivad sellel, et ma ütleks, et tähendab väga palju. Aga vabandust, ma tahan seda küsida, et kas, kui sa näed, et like'id tulevad ja inimesed jagavad ja kommenteerivad, et kas tekib selline nagu hea tunne, et tahaks nagu veel postitada, et tahaks, et inimesed reageeriksid rohkem, et jällegi ei ole mõeld nii, et võiks rohkem või nii, et pigem proovin oma asja jagada, et ma tegelikult tean, et alguses, kui nüüd postitusi tegema hakkasin, siis nad ei olnud kõige populaarsemad, et loomulikult on mingid kajastust sai ja tegelikult tänagi neid kommentaare vaadates siis on näha, et nii-öelda on tuttavad nimed, et need, keda sa oled algusest peale näinud. Aga ma mäletan, et alguses nii-öelda kui tegema hakkasin, siis vanaema oli alati see, et oli kodus vaatas arvutada, et näed, minu sõber on ka like'inud ja see on ka like'inud. Aga nüüd, kui nii-öelda on neid like'e natuke rohkem olnud, siis tal on see, et ta ei jõua enam lõpuni kerida, neid ütleb, et liiga palju on, et ma ütleks, et tema võib-olla hästi palju jälgib seda, et kui palju siis ka tema sõbrad like'ivad. Et alati on see, et tema like'is ka. Et jah. No, Hendri Sildaru on natukene nagu bränd ka, et selles mõttes, et ma tean, et sa said vahepeal kriitikat, et sa ei tee kõiki oma postitusi ise, et kas Paps on siis aidanud sul teha ka mingeid asju sinna, et nagu seda tegelaskuju rohkem välja panna? Tegelikult neid postitusi aitavad, ma ütleks, ma ei tea, kas päris palju inimesi on õige öelda, et mõni inimene võib-olla võtab seda valesti, et päris palju on siis, ma ei tea, 50 inimest on ju. Et selles mõttes, et natuke sõbrad tuttavad ja pere, et eks kirjutad teksti valmis, siis aitab isa, ema, vanaisa, vahetajal ongi mõni tuttav, aitavad üle vaadata, võib-olla ütlevad, et teevad natuke võib-olla kirjaveaparandusi, sõnastust muudavad, et kõlaks nii-öelda siis võib-olla paremini, et loomulikult ma nii-öelda täielikult ma ise ei tee, aga ma mõtleks, et seda pole nagu sa mainisid, et on kirjutatud, et ei kirjuta ise, siis on võib-olla mulje jäänud, et oleks kogu aeg olnud keegi teine, et minu meelest pole proovinud seda kuidagi varjata, et isa või pere aitab, et jah, natuke abi kasutan. Sa tegid vahepeal päris aktiivselt videosisu ja see tegelikult oli päris edukas. Kas sa ei ole mõelnud hakata edasi tegema sellist asja sa rohkem? Sa pead silmas siis YouTube'is? Jaa, ma ikkagi sind lõi YouTube'is varem päris palju ette ja ega ma mõnda su video vaatasin ka, kus sa reisisid ühest kohast teise ja sinna oli ikkagi täielik produktsioon pandud, et asjad olid väga ilusti üles ehitatud. Kas sa ei ole mõelnud, et võiks nagu tugevamalt edasi teha midagi sellest? Me tegelikult endiselt teeme YouTube'i videoid, lihtsalt see aasta kuidagi on natuke kiirelt läinud, et sest Aspeni MK vlog siis on väljas, mis oli siis jaanuari alguses, aga sealt edasi pole jõudnud veel kõike me valmis teha, et kindlasti teeme, et eks need hakkavad ka nüüd võib-olla suve jooksul siis vaikselt välja tulema, et proovime kokku lõigata. Kas juhtub ka nii, et mõni fänn on nagu liiga aktiivne, et liiga palju kirjutab ja võib-olla ka, ma ei tea, mõni neiu on liiga aktiivne, kes püüab sinuga kontakti luua. Kas sellist asja juhtub ka? Ma ei tea, kes saab öelda, et mõni fänn on liiga aktiivne, et arvan, et kui inimesele näiteks meeldib kirjutada ja kaasa elada, siis miks mitte. Et ma ei tea, kas mina on õige inimene ütlema, et kuule, et sa kirjutad nüüd liiga palju, et kui
kui teisele meeldib ja tahab kaasa elada, siis loomulikult pigem on see just väga äge, kui ta nii tugevalt siis võib-olla kaasa elab. No ma arvan, et inimesed kindlasti tahavad ka isiklikku kontakti luua ja iga inimesega isiklikku kontakti luua võib-olla eriti ei jõua. Või peakski. Pigem ma seda küsin. Võt, ma ütleks, et Instagramis võib-olla, tegelikult isegi Facebookis jah, ikka tuleb neid öelda siis, võib-olla saab öelda siis, et fännidest, et tuleb kirju, aga ma ütleks, et see täitsa okei. Pigem just ongi see, et on äge, et see inimestele nii väga korda läheb ja pigem jah on tänutunne, et inimesed üldse kirjutavad. Aga kas sa jõuad vastata ka või? Eks me proovin, et mõtleski, et tavaliselt meil on just podcastides või siis intervjuudes juttu sellest sporditeemast, siis kogu aeg käibki läbi see, et sporti me teeme ikkagi isaga koos, et siis kogu aeg on me, et raske on nii-öelda sellest võib-olla välja saada, aga et kommentaaridele ja nendele kirjadele vastan, et ka Facebookis on see, et nendel likeidel siis, kui inimesed like'ivad, kes ei jälgi sind, siis saad kutsuda nad jälgima ja tihtipeale küsitakse, et kuidas sa jõuad neid kommentaare teha, et ma ütleks, et kommentaarid isegi on tore osa, et seal näed, mida inimesed kirjutavad, kuidas kaasa elavad ja saad nendele siis neid tänada, et see pigem on lihtne osa, et jah, just ongi see, et kui ma proovin sealt näiteks like'in on siis, et kutsuda neid ka jälgima, kes veel ei jälgi, siis seal ikka kui 20 000 like'i on postitusel, siis päris pikalt peab kerima, et seal võiks ka nupp olla, et kutsu kõik korraga, et ei peaks ükshaaval läbi käima, aga niimoodi tekibki isiklik kontakt. Aga kas juhtub ka nii, et keegi kirjutab midagi ebameeldivat? Poliitikute puhul see juhtub päris tihti. Ma ütleks, et eks inimesed ikka võib-olla ma ei saa öelda, kas see on nagu ebameeldivalt, aga nagu ka läbi käis siis, et keegi kirjutab, et näiteks ei kirjuta ise, siis lihtsalt see on võib-olla nendepoolne tagasiside või siis nende arvamus, mis on täitsa okei, et igalühel on oma arvamus, aga eks ma natuke ikka näen ja olen kursis sellega, aga pigem lähen edasi ja teen enda asja, et ei lase võib-olla liiga palju sellel ennast muuta. Sa oled noor inimene, sul on terve elu ees, kindlasti on suured plaanid, suured eesmärgid. Muidu, mis see kõige suurem nagu eesmärk on? Ma arvan, endiselt on olümpiakuld. Mis saab nagu pärast teine olümpiakuld? Kõigepealt on vaja esimene ära täita ja siis saab edasi vaadata, et mõtleks, et suuresti ongi nautida teekonda ja teha hästi seda, mis ma teen ja proovidagi lihtsalt suuresti nautida. Ma küsisin sinu käest, et mis on siis olümpiavõitja või siis medalivõitja erilised omadused, aga ma küsin veel ka seda, et mis on sinu arvates ühe tõelise mehe omadused, et kes see õige mees on sinu arvates? See on hea küsimus. Lihtne vastus oleks muidugi, et minu isa. Yeah. See on arusaadav, aga kas sa oskad ka kirjeldada, kes on sinu arvates või mis on need omadused? Ma arvan, et seal ei ole võib-olla sükest selget vastust, et mis on need õiged omadused, et ma arvan, et on inimesi siis, kes on, kui võtta need võib-olla 2 inimest, et nad on täiesti erinevad, aga mõlemad tegelikult on õiged, et ma arvan, et seal jah, ei ole sükest selget vastust, et nüüd need omadused on kõige paremad.
Kas, vot ma ei tea, kas me tohime seda küsida, et kui see oleks tüdrukute saade, siis kindlasti peaks seda küsima, aga kas meie formaadis on õige seda küsida, aga ma küsin, aga kas armastus on osa nagu mehe elust ja kas sa kujutad endale ette, et see peaks olema ka osa nagu sinu elust, et ma arvan, seal on võib-olla rohkem küsimus see, et noh, armastus võib olla ju spordi vastu, et ma arvan, loomulikult armastus on osa elust, et iga inimene armastab midagi või siis kedagi, et jah. Kas see annab ka inspiratsiooni, jõudu? Ma usun küll, jah, et eks ju armastus võib-olla teisisõnu on see, kui sulle midagi väga, väga meeldib, et kui sulle armastadki midagi, siis sa oled ju selle nimel valmis vaeva nägema. No seda sa oskad teha, seda me panime tähele, et ja see peaks siis olema iseenesest mõistetav, kui teed tööd ja näed vaeva, siis armastus kindlasti tuleb. Kas on midagi, mida tavaliselt sinu käest keegi ei küsi, aga ise sa tahaks sel teemal nagu rääkida, et noh, see ei ole sinu esimene ja kindlasti ei ole viimane intervjuu või podcast, aga tihti juhtub nii, et kõik küsivad samu asju, et sellised standardküsimused ja midagi huvitavat tegelikult keegi ei räägi. Ja võib-olla ka meie puhul niimoodi on juhtunud, aga kas on mingi teema, mida sa ise tahaksid nagu käsitleda? Võt hetkel isegi ei tule midagi ette, et ma olen nõus selle võib-olla väitega, et siis kõik küsivad nende samu asju, aga eks siis järelikult need küsimused on piisavalt huvitavad, et nendest tasub rääkida. Et jah, et eks tegelikult ju ühele küsimusele saab vastata päris mitu erinevat nii-öelda varianti, mida sa vastad, et eks selle küsimuse või siis selle küsimusele vastused ja huvitavaks lõppude lõpuks see, et mis sa sellele küsimusele võib-olla vastad. Et küsimused saavad ju kogu aeg samad olla, et noh, eriti võistlusjärgselt alati küsimus on see, et kuidas sul läks, aga vastus ei ole kunagi sama, et pigem jah. Ei saa öelda, et võib-olla küsimused igavad on, vaid siis pigem on vastus võib-olla igav. Aga vastus võiks ju olla nagu igav, et võiks ju olla nii, et alati saab vastata, läks hästi, suurepäraselt. Aga see võimalus ongi olemas, jah. Natuke igav, aga võiks ju olla nii. Alati saab nii vastata lihtsalt, eks kindlasti seal nii-öelda siis tulemuse taga on ka natuke rohkem detaile. Kas sa oled enesekindel nagu inimene? No, olümpiamedali võitja peaks olema, aga ikkagi, et kas... sõltub jah väga sellest, mis sa teed. Et loomulikult kui ma võistlussõidu võib-olla olen, siis näiteks võistluseelsel treeningul on ilusti kõik õnnestunud, siis loomulikult oled enesekindel ja võib-olla tavaliselt enne võistluspäeva hommikul siis on viis treeningringi. Et ma arvan, kui näiteks nendest 5 ringist tavaliselt nende reilide peal, just pargisõidus, on see, et esimesest ringist proovin juba täiskava teha, et hüpetel vaikselt siis ehitad nii-öelda sinna täiskava poole, et teed ette mõned kergemad trikid, et siis kui näiteks kõik torud ehk siis reilid õnnestuvad, ma arvan, kõik 5 ringi, siis loomulikult enesekindlus on ja või siis kui vastupane see, et näiteks ei õnnestu ühelgi ringil, siis jah, kindlasti enesekindlus nii hea ei ole, kui saaks.
no sina räägid praegu sellest, kuidas enesekindlust spordis üles ehitatakse. Aga sinu iseloom, et vaata väga tihti sportlaste puhul on nii, et see enesekindlus nagu tulebki koos treeningutega, et see on osa siis ettevalmistusprotsessist. Aga juhtub ka nii, et ühe sportlase puhul et see enesekindlus on nagu loomulik, võib-olla isegi natuke selline emotsionaalne, et ükskõik mis toimub, mis juhtub, ma saan hakkama ja tihti just sellised sportlased väga kaugele ei jõua ka, et peab olema ikkagi üles ehitatud enesekindlus spordis. Ja tihti see enesekindlus tähendab ka seda, et sa pead endaga võitlema. Et selleks, et tekiks, et kas sul on eelkõige see üles ehitatud enesekindlus või on seda nagu loomulikku enesekindlust ka? Ma arvan, et minu puhul võib olla enesekindlusest natukene kinni selles, et kui sa teed midagi, siis kui sa tead, et sa saad selle asjaga hakkama, see tuleb hästi välja, siis loomulikult sa oled kohe palju enesekindlam. Aga eks ma pigem proovin ka võib-olla siis uusi asju teha ka enesekindlamalt, et jällegi tulles tagasi spordi juurde, siis meie alal, kui sa uut trikki õpid, siis esimene kord loomulikult on hirmus, sa kardad, aga kui sa mina proovin mõtestada ennast, et ma tegelikult ju, eriti lume peal, ma olen ju seda varem näiteks harjutanud tihtipeale kuskil, et ma tean, ma tegelikult oskan seda, ehk ma proovin ka võib-olla enesekindel olla, et ma tegelikult tean, mis ma teen, ma lihtsalt oskan seda nüüd lihtsalt ainult vormistamise küsimus, et ma arvan, et uue triki õppimisel näiteks, et kui see enesekindel võib-olla ei ole, siis sul võib-olla ei õnnestu see trikk nii hästi või võib-olla ei tee esimese korraga ära, et kui sa hakkad võib-olla kõhklema, et tegelikult tihti peale sa oled neid trikke harjutanud ja ma ütleks, et isegi on lihasmälus, et see õhus tegelikult keha teab juba ise, mis ta tegema peab, et tuleb lihtsalt olla enesekindel. No ma arvan, et see on selline sõnum ka nii sinu eakaaslastele kui ka üldse inimestele, meestele, et see enesekindlus tegelikult tuleb koos treeningutega ja see ei ole mitte ainult spordis, vaid üldse elus, et enesekindlus on see, mida sa saad ise üles ehitada sammu järgi. Aga selline küsimus, et kas sulle muusika nagu meeldib, et kas sa nagu treeningutel oled selline sportlane, kellel on need kõrvaklapid ja mingi rütm ja ma tean, et mõned, võib-olla isegi päris paljud tegelikult sportlased siis nagu meie alal võistluste ajal, treeningute ajal kogu aeg on kõrvalapid kõrvas ja kuulavad midagi. Mina kuidagi seda teed pidi läinud ei ole, et muusikaga sõidaks, et tunneks võib-olla, et see natukene võib-olla häirib, aga eks see kõik on harjumus asi, et kui sa oled väiksest peale teinud ja kogu aeg sõitud muusika kõrvas, siis ma arvan, et see ei ole ka probleem, et lihtsalt ongi harjumuse asi. Ma ei tea, et tahaks väga nagu midagi sellist nagu leida, mis ei ole otse seotud spordidistsipliiniga, enesekindlusega ja siis õige mõtteviisiga, et mingi selline asi, mis ei ole otse seotud ka spordiga, kas sul nõrkus ka on või sa oled lihtsalt ideaalne mees, ideaalne sportlane? Ma arvan, et kõigil on mingid nõrkused, et võib-olla ongi üks nõrkus on see, et meeldib liiga palju sporti teha. Sa kuule ensist korda. Ma ütleks, see oli poliitiline vastus. Ma arvan, et nii tegelikult isegi oleks, et kui keegi ütleks, et sa sporti rohkem ei tee või me ei luba sul teha, siis ma arvan, oleks küll päris raske alguses, et mis sa teed, et koduski vabal ajal ongi, kodus mängib korvpalli, midagi sportlikku, et
pigem on raske jah, et ma arvan, et seda saab võib-olla isegi nimetada nõrkuseks vaata. Sina oled iga treeneri nagu unistus. Kas sul on sellist tehnilist taipu ka? Vaata, praegu on hästi populaarseks droonid saanud ja nendest droonidest räägitakse väga halvas mõttes ja nendest räägitakse ka heas mõttes, et kas ise oled drooni lennutanud? Jah, see oskus täitsa on olemas, et on ka sotsiaalmeediasse drooni teemas silma jäänud ja isegi on näinud videod, kus inimesed on ka seletanud nendes, kes nende droonidega lendavad, et mina olen kes drooni lennutanud sellega, kus on kaamera küljes, et muud sinna külge vaja ei ole. seda ei tahakski, et siis ongi lihtsalt, et nii-öelda siis videot või pilti teha, et see oskus on olemas, aga et ma olen ka videot näinudki, kus inimesed siis räägivad sellest, et nad ka nii-öelda siis drooni fotograafid, videograafid, et nad käivad kuskil filmimas ja siis kutsutakse neile politsei, et keegi lendab drooniga ja et nüüd on mingi oht, aga selle videos ka seletati hästi ära, et tegelikult need droonid, mida siis kõik need, kes pildistavad, need tegelikult ju ei ole selles mõttes üldse ohtlikud, et kõik teavad, mis teevad ja oskavad kasutada, et seal videos oli ka huvitavalt öeldud, et kui sul on aega politseisse või kuskile helistada, et siis see droon ei tee sulle midagi ja et kui nii-öelda droon tahab, siis nii-öelda, ma ei tea, kahju tekitada, siis sa enam tegelikult politseisse helistada ei jõua, et jah, nende droonidega mina kahjuks jah, lennata ei oska või õnneks, et jah, aga kaameraga täitsa saan hakkama. Et seal mägedes on ju päris kihvt jäädustada kõike seda, et kas sa oled iseennast ka jäädustanud eemalt kuskilt selle drooniga, kuidas sina seal mägedes oled? Tavaliselt siis enamusest klippide või piltide peal, siis ma pigem olen aktiivne, ehk siis kas ongi suusatanud, sõitnud rattaga, et siis tavaliselt filmib ise, aga eks mägedes mõtleks, et vahest need vaated on päris head. Mihhail küsis oma klassikalise küsimuse suht vara ära täna, siis ma lihtsalt küsin jätku küsimus, et sult ei olnud, keegi ei olnud vist varem küsinudki sul sellist küsimust, et siis ma lihtsalt jätku küsimus Mihhaili küsimusest, et mis sa arvad, et kas tõeline mehelikkus tähendab olla kaitsev ja võtta ka vastutust? Ma arvan, et see võib üks omadus olla küll, et eks ma arvan, vastutuse võtmine võib olla ei ole ka ainult meestel ja täiskasvanutel oluline, vaid et eks see on kogu ühiskonnal, et vastutuse võtmine, ma arvan, on tähtis osa. Millal sul tekkis esimene kogemus? Et sa said aru, et nüüd sa ise võtsid nagu vastutuse? Ma arvan, et kohati vastutuse võtmist õpetatakse juba väga, väga väiksest peale. Et kui sa lapsenagi ju midagi teed, siis pahandust, siis loomulikult ju mingid tagajärjed on ja eks see on ka ju kohati ka vastutuse võtmine. Ja mul on nagu selline nagu tees, et inimene on täiskasvanud mitte sellepärast, et ta on 18 või 21 aastane, vaid sellepärast, et ta võtab vastutuse. Ja see võib juhtuda ka siis, kui sa oled 40 või siis, kui sa oled 13. Et millal sina said aru, et sa oled täiskasvanud inimene? Kui sa said seda aru? Ma ütleks, et see on jällegi huvitav küsimus, et nagu öeldakse, et mitte mehed või poisid siis ei kasva üles, vaid lihtsalt mänguasjad lähevad kallimaks, et ma ütleks, et ma mingis mõttes tunnen ikka ennast kui laps, et ma usun, et kõik tunnevad, et tihti veel ma tean ka, et isa räägib, et vaatad seda vanust, siis tundub palju, aga seest tunned ikka ennast kui noor ja energiat palju, et ma ütleks, et see meeste puhulus on suht nagu klassikaline sõltumata vanuses, et tahaks tunda, et sa oled nagu noor või veel liiga noor. et see, millal nii-öelda täiskasvanuks, seda pigem raske öelda, et pigem ka natuke huvitav võib-olla mõelda seda, et siis
miks ma sulle öeldakse seda, et kui sa 18 saad, et siis saad täiskasvanu, aga päev enne oma 18. sünnipäeva, noh, selle päevaga ju tegelikult suuresti ei muutu midagi, kui ainult nii-öelda vanus, et sa mõtlesin, jah, huvitav küsimus, et millal siis saab tegelikult inimene täiskasvanuks? Kui saab üldse? Jah. Kui saab üldse? Ma sa hakkasid mõtlema, kas sa ise oled ka täiskasvanud või? Ei, minul on kindlasti arenguruumi ikkagi veel on aga üks asi, soovitan kõigile, vaadake endast vanu materjale ja videosid ja kui sa tunned, et mis asja, siis sa saad aru, et sa oled arenenud, et see kipub nii olema. Poliitikast väga palju ei räägi, aga kas sa pooldaksid Eestis näiteks sellist presidendi otsevalimisi ja kas sul on ka näiteks välja kujunenud, milline võiks üks riigijuht olla? See on küll ootamatu praegu. Jah, et just oli küsimus, et kas sa oled täiskasvanuks saanud ja siis on... Kas sa presidendiks oled valmis saada? Seda on päris mõelnud, aga kas sul on enda mingi idee, kes võiks olla? Sest kõik riigijuhid ei ole head riigijuhid. Milline võiks üks hea riigijuht olla? Ma väga ei ole mõelnud selle peale, et ma mõtlen, et see küsimus oli natuke ootamatu, et pigem jah, ma ütleks, et ei oskaks eelistada ühte teisele. Ja korra tagasi tulles sinna täiskasvanu küsimuse peale, sest siin on head toolid, kus saab ennast nii-öelda keerata, et see, ma vaatan tegelikult kõik siin laua taga vahepeal natuke keerutavad, et see on alati tihtipeale kuskile sarnased toolid on, siis on imelik tõsist juttu ajada, aga samal ajal ise nagu keerutud, et ma arvan, siin saab lausa öelda, et kõik siin on lapsed, et vahetevahel mängivad siin selle tooliga, keerutavad, et vastus on sulle, et president võiks olla täiskasvanud inimene, kes eriti ei keerutaks. Ei, ma arvan, see keerutamine võib-olla just, see on inimlik tegelikult, et kõigil on ju see, et istuvad tooli peale, eks nad ikka natukene nii-öelda keerutavad siis. Ja elus ka tegelikult, mitte ainult tooli peale, elus ka. Hendri andis väga hea poliitilise vastuse praegu mulle. Aga siis sinu klassikaline küsimus. Minu klassikaline küsimus, aga jah, tegelikult me ajaga vaikselt sinna maale hakkame jõudma ka. Hendri, sa oled üsna noor, aga ikkagi väga palju juba kogenud elus ja väga palju asju teinud. Nüüd on see hea koht, kus sa saad, siin kindlasti mingid fännid vaatavad ja mõned võib-olla esimest korda alles tutvuvad sinuga. Aga kas sinu sees ei ole vahel seda mõtet, et su sees on see mingisugune hääl või asi, mida sa tahaksid teistele ka edasi anda? Kas mingi hea õpetus või soovitus või midagi head, et midagi ikka koguneb, mida tahaksid teistega jagada või sooviksid, et teised teaksid ka või peaksid meeles, et kui sul midagi sellist on, siis mis see oleks? Hästi tähtis ongi see, et sa tegelikult naudid seda, mis sa teed ja tunned sellest rõõmu. Et nagu ongi minul siis spordiga, et ma olen ju justkui nii-öelda tihtipeale küsitaksegi lausa, et sa kogu aeg ju suusatad, et kas sul juba spordist kõrini ei saa, siis ma ütleks, et tegelikult ei saa, et kui sulle meeldibki see, mis sa teed, siis sul ei teki seda tunnet, et ma rohkem ei viitsi või et täna ma ei tee, et pigem meeldib ja ma ütlengi, et sport üldse meeldib, et siis kui meeldib, mis sa teed, siis see on palju lihtsam. Ja ma arvan, et see sõnum, mida sa mitte ainult täna, vaid ka kogu enda spordikarjääriga inimestele annad, noortele inimestele, ongi väga oluline, et esiteks kõik on võimalik ja võimalik siis, kui sa ise nagu pingutad ja sa tahad seda, kas sa naudid seda ja ma arvan, et on näha, et sa oskad enda energiat kontsentreerida, et see tähendab, et kui mingi suur eesmärk on olemas, siis see peaks olema prioriteet ja kõik teised asjad siis lihtsalt ei ole nii olulised, kui sa päriselt tahad midagi saavutada. Ja seda ma sain täna nagu näha ja kuulda.
kas sul ei ole rohkem midagi? Ei vaata, ka mul oli kunagi selline unistus, et olümpiamedal. Aga juhtus... Taekwondoos? Jaa, aga juhtus nii, et mina alustasin mitte olümpia taekwondooga, et selleks, et olümpiamedalit võita, on vaja olümpiaalaga tegeleda. Ma arvan, et ka sul kindlasti oli kunagi selline unistus, aga ka sul ei olnud olümpiaala? Ei, minuga oli lihtne, minu ala on ikkagi, või oli või on showmaadlus ja seal on ikkagi nii, et seal sa annad kõik ära, et seal sa oledki lihtsalt reklaamipoiss, nägu, võlts, superkangelane ja see oli vist elu kõige raskem otsus teha, nagu nad ütlevad, targemaid asju ka. Eks ju, aga jah, see selleks, eks ma selle alaga ole ka edasi seotud, aga vast nii aktiivselt mitte. Kuule, Henri, üks asi veel enne, kui sa lähed. Kas sa oled nõus, et vanavanemad on ikka üks hea aare meie elus? Ma arvan kindlasti, ma arvan üldse kogu pere on tähtis ja hea aare. Sellepärast, et enne kui me saate lõpetame, ma nägin seda pisikest intervjuud või sut küsiti otse, et kui saaks selle medali tükideks teha, et kellel need tükid läheksid, siis kui oli see vanavanemate koht, siis ikkagi tõmbas selle kurgu päris kibedaks sul, oli nii? Ei, muidugi, ma ütlen, me tegelikult vanavanematega väga, väga lähedased, et kogu aeg meie kas nende juures külas või nemad meie juures ja teeme kogu aeg koos midagi, et jah, mõtleks, et väga suur roll ja panus on nende poolt siis minu elus. Enne kui me saate lõpetame, mida Henri järgmisena teeb? Järgmisena, eks sporti. Ja lihtne vastus. Perfektne vastus. Voim ja vagi@gmail.com on see koht, kuhu te saate meile kirjutada. Tehke sporti.